no see on nüüd klass, kelle puhul mul on kõige suurem küsimus olnud see, et kuidas toimub eesti keele omandamine ja eesti keeles õppimine just sellises klassis, kus on pooled eestikeelsed lapsed, pooled venekeelsed lapsed ja nende vahele kenasti veel kolmas grupp kakskeelsed lapsed. Ja ausalt minu varasemast kogemusest erineb kõige rohkem see, et ma ei tegele ükskeelse klassiga, kes kõik enam-vähem ühepalju oskavad, vaid see diferentseerimisvajadus saab kokku kuskil minu selja taga. Mul on väga andekaid eestikeelseid lapsi, väga andekaid venekeelseid lapsi ja ka toevajadusega lapsed on selles reas, kes seal selja taga peaksid siis täiesti erinevat lähenemisviisi kogema ja samas kuuluma sellesse klassi kui tervikus. Kõige rohkem on väljakutseid pakkunud just nimelt see diferentseerimisvajadus või see erisuste arvestamine ja lisaks nüüd veel sellele keeletaseme erinevusele, huvide ja kogemuste erinevusele väga suuresti on meie hulgas ka päris suur protsent toevajadusega lapsi. Ja minu meelest on see kõige suurem väljakutse õpetajale, ta nõuab peale haridusliku ettevalmistuse, koolituste, siiski ka mõningal määral niisugust tugevat närvi, elukogemust ja veidikene võib-olla distantsilt vaatamist, hindamist ja siis otsuste tegemist, kuidas ühes või teises olukorras välja tulla ja neid olukordi pakuvad need lapsed päevast päeva ja tunnist tundi. Üks väike sissehingamine ja väljahingamine kuulub selle tunni sisse korduvalt. Mida veel öelda, et üllatus, positiivne üllatus on see, et ükskõik kui kaua sa ootad ja pingutad, et hakkaks eesti keel tulema ka selle nullkeelega lapse suust, siis nüüd kevadel ma võin öelda küll seda, et ära kaota lootust. Ühel hetkel see tuleb niikuinii. Kui see laps saab ka kõrvalt tuge, mida pakuvad eelkõige selles klassis lapsevanemad, kes teavad oma lapse vajadusi, me läheneme erinevalt, me näiteks vastame koduseid töid ka luuletust peast, näiteks video teel, sest laps saadab seda esitada ainult kodustes tingimustes, teeb seda väga innukalt, väga säravalt ja see ongi tema suur saavutus. Mõne lapse puhul on veel väga suur saavutus, kui ta sulle vastab selle ühe sõnaga, kuigi võib-olla mitte oodatud sõnaga, siis see, et ta on kaasas ja vastab, on juba suur edasiminek. Veel võib öelda, et need niisugused juba väga rikkaliku keeleoskusega eestikeelsed lapsed, kes on lugenud romaane, loevad erinevat teatmekirjandust, esitavad küsimusi, mis eeldavad filosofeerimist koos temaga, siis nendele aja pühendamisest ma tunnen kõige rohkem puudust, et neile rohkem pakkuda. Tempo on selline, õppekava on küllaltki täis ja tihe. Me tuleme toime, võib-olla niisuguste väikeste mänguliste võtete, kaasavate harjutustega ja peab selles päevas olema täiesti tavalist rutiini ka. Nii et selle rutiiniga me saame võib-olla need, kes vajavad sellist kindlat sammu ka paremini edasi. Nii et see õpetaja nii-öelda töövahendite laud peab olema kuhjaga täis ja mõnikord ei leia sealt kuhja alt seda õiget sel hetkel, aga siis pärast tundi tuleb meelde, mida võtta, mida võiks veel jätta. Nii et täiesti eluline situatsioon ja täiesti elus õpetajad, täiesti elus lapsed. Ja ma kuulsin siin sõna keelesõber. Ja keelesõbraga me alustasime kuskil oktoobrikuus, kui ma sain aru, et kipuvad lapsed minema kahte leeri.
eestlased mängivad omavahel, venekeelsed omavahel ja kuidagi see keelebarjäär on sedavõrd suur, et neil on ju muidugi vahetunnis mugavam ja puhkuse hetkel kasutada oma emakeelt. Ja see ongi nii ja see jääbki nii. Aga ikkagi, et sõbrad mängivad sõpradega huvide järgi, aga kokku viin ma neid siis tundides, päevas korra vähemalt, kus ma viitan sellele, et keelesõber saab aidata keelesõpra, mõnda teemat arutatakse koos, nad istuvad koos ja selle keelesõbra valik toimus meil oktoobrikuus selliselt, et oligi 2 veergu, kuna nad ka keelerühmades käivad oma keeletundides korra nädalas, siis eestikeelsete laste rühm ja venekeelsete laste rühm seisidki sõbralikult vastakuti ja eestikeelne laps sai valida endale keelesõbraks lapse, keda ta tahab aidata. Ja nii need paarid moodustusid ja me oleme seda vahetanud siis nüüd teisel poolaastal, kus samamoodi võtsime 2 ritta ja venekeelne laps sai valida endale eestikeelse lapse, keda ta tahab nüüd endale keelesõbraks. Ja see valik oli hästi aktiivne ja toredasti leidsid paarid, nii et ma isegi ei ole seda vaadanud seda pilti, et kes keda valis või miks üks või teine valis. Ja keelesõbrad valisid üksteist väga innukalt, sõbralikult ja võtsid siis ka rühmadesse paaride kaupa. Nii et igas rühmas mul on siis 2 paari keelesõpru. Ja suhtuvad sellesse nii nagu loomulikku sellisesse töökorraldusse, mis võib ohuks olla, et keelesõber muutub liiga innukaks ja unustab oma tööd ja tegemised ära, siis seda ma jälgin väga hoolega ja võtan selle vastutuse temalt ära, et selle lapse õpitulemused kindlasti sõltu tema abist. Vaid pigem on nad minu käepikenduseks, vaata, kas keelesõbral on ka järg käes, kas on õigest kohast lahti, et need korralduslikud asjad, kus nad üksteist nagu jälgivad ja ei saa öelda, et eestikeelne alati keelesõbraks venekeelsel on. See sama paar toimib ka venekeelses tegevuses, niisuguses projektitunnis, kus venekeelne laps toetab eestikeelset last. Aga pigem on see keelesõprus siis ka perspektiivis ikkagi eestikeelne. Venekeelset, aga see toevajadus aina väheneb. Nii et venekeelsed on tulnud väga hästi kaasa ja see klassi tervikul on päris hästi mõjunud, et mängudes näen üha rohkem, kus venekeelsed ja eestikeelsed lapsed kokku satuvad ja kus ka aktiivselt mingisuguseid vaidlusküsimusi lahendatakse. Et see on pikk protsess ja vahetunnid on ikkagi nendel oma sõpradega mängimiseks. Ka seal juba kohtab neid segapaare. Avatud koolis on üks keeleõppeviis on lugemine. Juba septembri lõpus me tegime ühe raamatute tutvumisega ringi lastega koos ja kõik lapsed said valida ja otsustada ja vaadata, et pärast ka raamatukogust laenutada eestikeelseid lasteraamatuid. Lapsevanemad on väga hoolega lapsi toetanud sellega, et neil on eestikeelsed raamatud kodus olemas. Raamatukogus käiakse päris julgesti ja lugemispäevik on see, kuhu nad siis kirjutavad sisse loetud raamatu ja venekeelsed lapsed teevad seda täpselt nii nagu eestikeelsed lapsed. Võib-olla siin see lugemissoovitus esimestel kuudel, esimesel poolaastal oli selline järeleandlik hästi, et nad võiksid valida jõukohast ja juhtus muidugi, et nad võtsid pigem niisugusi väikelaste raamatuid, aga põhisõnavara omandamiseks on need väikelaste raamatud küllaltki rikkalikud. Ja ma esimesel poolaastal täiesti arvestasin selle kõvakaanelise väikelaste raamatuga, kus oli piisavalt uut sõnavara, et nad midagi omandasid. Teisest poolaastast on ikkagi valikud juba lastekirjanduse varasalvest, Sipsikut loetakse, Sööbikut ja Pisikut loetakse ja paljud raamatud on neile vene keeles tuttavad, nii et eesti keeles selle lugemine ei valmista enam nii palju raskusi, aga erinev on see maht, mida me loeme loetud raamatuks, et ikkagi niisugused näiteks seal Sipsiku raamatu eraldi väikesed osad, pealkirjastatud osad lähevad täiesti raamatu arvesse, nii 3 raamatut aastas on igale lapsele jõukohale. Et eesti laps ei õpeta vene last, vaid natuke aitab
ja ta ei tohigi ju liiga tõlkida. või me ei tõlgi. ja aga kui vene laps ei saa aru hästi, siis eesti laps ei või ka talle tõlkida. ei, eesti laps ei oskagi talle tõlkida, sest tal ei ole seda venekeelset sõna. Venekeelne, eestikeelne laps saab toetada teda sellega, et meil on õpikud, perekool, sari, siis Mauruse sari, mis on keelekümblus õpilastele kunagi planeeritud nii, et ta sobiks igale eesti keeles õppivale lapsele, ka eestikeelsele lapsele. nii et seal on erineva raskusastmega tekstid ja lastekirjandus on alati kõrvalt võtta juurde, kui on vaja rohkem ja rohkem võib-olla teksti lugeda, siis seal on ju piltide juures sõnasedelid, kõik on kontekstis, et tihti piisab selle pildi järgi kasvõi niisuguste märksõnade leidmisest. Ka täna me veel kordasime seda, kuidas me päris alguses tegime, et kus on pildil lõke, kus on pildil külakiik. Ja need asjad leiavad lapsed pildilt üles ka siis, kui ta vaatab naabri näppu, kes on selle üles leidnud. Ja selliselt peegeldades keelesõbra tegevusi pildi toel, tegevuste toel, omandabki ta märkamatult keele. Tõlkimist ei saa siia sisse tuua, sellepärast et eestikeelne laps talle seda venekeelest tõlkida ei oska. Küll aga on tulnud osad venekeelsed lapsed appi venekeelsetele lastele, kui nad midagi kiiremini taipavad ja kiiremini aru saavad, siis hõikavad vahel vene keeles mingi märksõna, millest täiesti piisab, et sellest raskest kohast üle saada. Aga seda ma teen, et ma ei näe, ei märka, ei tunnusta, sest me lihtsalt ei tõlgi. Mina olen selle õpikuga väga rahul, ta arvestab erineva keeletasemega laste niisugust kaasas hoidmist. Ta on kontekstipõhine õpe, mis ümbritseb seda last ennast igapäevaselt, kooli kontekst, aastaajad, loodus, kalendri tähtpäevad, arvestab erinevate ainete temaatikat, loodusõpetuse, inimeseõpetusega hästi tugevalt lõimitud. Et me oleme selles samas aegruumis ka selles õppevara kontekstis, et lapsel ei ole väga palju sellist üllatust või ehmatust, et kuhu ma sattunud olen või millest jutt käib. Kõige tähtsam lapsele aru saada, millest jutt käib. Õpika autorid on kunagised keelekümblusõpetajad koos klassiõpetajatega eestikeelsetest koolidest. Üks autoritest olen ma ise. Nii et kuulan siin ka oma kolleege teistest koolidest, et nad on väga pikalt jätkanud selle õppevaraga. Võib ütlema, et see õppevara on olnud täienduskuuris pidevalt. Kirjastusega koostöös on kaasajastatud näiteks niisugused teemad, pakendi, prügi sorteerimise ja kõik niisugused kaasaegsed liiklusteema, et me liigume säästvalt rohkem, mis transporti valime. Et kõik see temaatika tuleb seal välja. Meil on seal erinevad peremudelid sees, seal on erinevad huvid ja eelkõige muidugi tutvustame seda Eesti konteksti. Mida sa siis soovitad karjääripöörajatele, kes lähevad vene kooli vene lapsi eesti keeles õpetama? Kõigepealt peab olema see usk, et te tulete toime ja et lapsed tulevad toime. Kui teie ise usute, et lapsed saavad hakkama, siis nad saavad hakkama. Et täiskasvanu usust tuleb see, mida laps suudab. Hästi palju. Ja kui ei tule õpetaja toime, siis tuleb ikkagi kutsuda erivajadustega lastele appi eripedagoog, kes teda edasi aitab. Aga ta oskab tõenäoliselt eesti keelt tulevikus kirjutada ja lugeda sama palju kui emakeeles.